Mida te seal Etioopias täpsemalt teete? Meil on Etioopias 106 õpilast, kes on saadud kohaliku sotsiaalosakonna kaudu. Need lapsed on kas ormud või väga vaestest perekondadest. Nad saavad siis tänu eestlastele koolihariduse, kõik riided, jalanõud, vajadusel ka madratsid, kes oksahunnikul magavad. Nad on väga õpiimulised ja tahavad koolis käia ja see tegevus on olnud jätkusüüdlik viimased 5 aastat. Ja siis see on ka motiveerinud sinna uuesti ja jälle minema, kuna nad tõesti tahavad õppida ja praeguseks on ka statistika tehtud, et see õppeedukus on tõusnud, ta on üle keskmise, on tublid ja paljud nendest on siis perekonna ainsad, kes saavad korraliku hariduse ja vastavalt laste tahtmisele, õppeedukusele saavad siis nad ka keskkoolis käimise võimaluse. Mille järgi seal kõige rohkem vajadust on lastel? Hariduse. Ma mõtlen materiaalselt, et kui siin Parksepas tegelikult ütleme nii, et ega meil Hiiumaal, Saaremaal suvel lapsed ka ilma jalanõudeta jooksevad ringi ja on väga õnnelikud ja sellist ühest T-särgist piisaks ka, kui külm ei ole. Aga tegelikult oskused eluks ja haridus on ikkagi selline, mis ka neile endale on väga nad on teadlikud sellest, et see on nagu ainus väljapääs ja nad väga-väga tahavad seda haridust saada ja see on ka see, mis meid tegelikult on sinna jälle viinud, et seda tegevust sealt siis korraldada nii, et see oleks jätkusuutlik. Kui palju nendest pastakatest abi on, mis siin Parksepa koolis on korjatud? Pastakatest on ka väga palju abi. Esiteks number 1, need on väga lihtne viia, me saame neid viia, sest me võtame kõik kaasa, mida sealt ostes on nagu kallis ja kuna kõik see raha, mis toetaja siis annab, läheb 100% kõik sellele lapsele. Meil ei ole MTÜ-l mingeid kulutusi, meil ei ole kontorikulutusi, kõik vabatahtlikud on tegelikult alati valmis ka ise oma sõidu maksma, aga me oleme saanud ka viimased 3 aastat Välisministeeriumi toetust vabatahtlikele. Kui juhtub, et mõni nendest näiteks ei ole võimeline maksma ja väga soovib seda, siis ta on ka kindlasti saanud tulla kaasa ja oma käe külgema selle tegevusele. Kui palju neid koole nüüd Eestis on sellesse tegevuse haaratud? Koole, kus me oleme rääkimas käinud, on palju. Tegevusse on haaratud Kopli keskkool, kunstiõpetaja sealt oli meiega koos ja käivitas projekti juba ka enne Etioopiasse minekut oma õpilastega. Siis Vodja kool, kus on pikka aega olnud kirjavahetus peetud ja on ka oma õpilane, keda nad toetavad. Ja nüüd Parksepa keskkool. Ja siis koolid, kus me oleme käinud lihtsalt rääkimas, aga üle Eesti on neid toetajaid nii-öelda. Nii et nüüd on aeg, kui siin 90ndate alguses Euroopa riikidest aidati meie õpilasi võib-olla mingite tarbeesemetega, et nüüd on nagu meie aeg aidata Afrika. Ma arvan, et eestlane on selleks küps ja ka tegelikult meie kõigi südames on see andmise vajadus, et see on selline, mis täidab vaimu ja kõike asja südant ja et ma arvan, et meil on tegelikult Eestis väga hea elu, meil on palju mida jagada, kas või need oskused, mis meil on. Bussi liikluses inimesi ja tänavatel ka, kus ainult vanad inimesed on